Me kõrvaldasime täielikult isegi idee, et Venemaal oleks strateegiline tagala. Ja sa tunned seda riiki. Ja pikka aega uskus Venemaa, et tal on territoriaalne eelis. Kellelgi teisel polnud sügavat tagalat, kus saaks turvaliselt hoida sõjatootmist, sõjavarustust ja kõike seda, millest nende sõda sõltub. Nad uskusid, et keegi ei suuda neid tabada, aga meie jõudsime nendeni. Alles eile Ukraina droonid murdsid läbi Venemaa kaitsest ja suutsid tabada Venemaa naftatöötlemistehast Siberis. Ja see ei ole erand. See on uus reaalsus. Ja Venemaal ei ole enam ühtegi suurt naftatöötlemistehast, mida Ukraina poleks tabanud. Ja mida me täna peame kaasaegse sõja all silmas? Kaasaegne sõda. See on põhimõtteliselt muutunud. Need on revolutsioonilised muutused tänapäevase sõja olemuses ja iseloomus. Need muutused on sama tõsised ja sügavad kui Esimese maailmasõja ajal, kui kuulipildujad hakkasid otsustama suurte lahingute tulemusi. Või kaasaegse tankisõja arenguga, mis mõjutas kogu Euroopat Teise maailmasõja ajal, või veelgi enam rakettide leiutamisega. Tänapäeval tähistavad droonid ja uued tehnoloogiad, kaasaegne kaugvõitluse tehnoloogia, täiesti revolutsioonilist muutust sõjatehnoloogias. Nii et Ukrainas, kui me kaitseme oma positsioone rindel ja teeme seda täiesti õigustatud enesekaitsesõjas, kõrvaldame praegu umbes 30 000 Vene sõdurit iga kuu. Piisab vaid selle ulatuse ettekujutamisest. Ainult juunikuu jooksul kõrvaldati peaaegu 28 000 Vene sõdurit. Ja meil on iga sellise juhtumi kohta nõuete kohaselt dokumenteeritud videokinnitus. Valdav enamus neist sai otsese tabamuse ründedroonidelt. Ja ausalt öeldes ei tunne me selle üle absoluutselt mingit uhkust. Kahjuks oleme me kõik ka selle tunnistajaks. Et näidata, milline on kaasaegne sõda. Sõda, mida me ei alustanud, kuid mida oleme sunnitud pidama oma riigi, oma rahva, oma laste kaitseks. Iga päev toob see sõda kaasa ka tohutu hulga vaenlase varustuse, logistika ja sõjaliste rajatiste hävitamise. Ja taas teeme suurema osa sellest droonidega. Droonid. Samal ajal viime läbi kampaaniat Musta mere turvalisuse tagamiseks, kasutades oma meredroone. Need ei ole ainult ründevahendid, mida kasutatakse Vene sõjalaevade hävitamiseks merel. Meie meredroonid on juba arenenud multifunktsionaalseteks platvormideks, mis suudavad rünnakuid alustada merelt erinevate maismaa ja õhusihtmärkide pihta. Samal ajal võikleme taevas kahel peamisel rindel, kaitstes Ukrainat Vene rünnakute eest ja tehes Venemaa pihta kauglööke selle sõja tõttu, koos meie keskmise ulatusega survekampaaniaga kogu ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumil. Tänu eelkõige meie droonidele oleme suutnud luua võime rünnata kogu okupeeritud territooriumi sügavuses. Ja te näete, millised need on, kuidas need välja näevad, Venemaa massilised rünnakud. Need on väga sarnased sellega, mida nägime hiljuti naaberpiirkonnas, kui Iraani väed ründasid oma naabreid. Erinevad tüüpi ründedroonid, raketid ja suur hulk rakette, ballistilised raketid. Oleme tõstnud oma Shahed-tüüpi Vene droonide tõrje edukuse määra üle 90%. See tähendab, et igal nädalal tulistatakse alla 1000 Vene ründedroone.
ja kogu lugupidamise juures ühelgi teisel riigil polnud võimekust end sellises ulatuses ründedroonide vastu kaitsta. Selle sõja reaalsus sundis meid selle võimekuse üles ehitama ning täna kaitseme end sadade rünnakute ja droonide eest iga päev ja öö ning tuhandete eest igal nädalal ja igal kuul. Ukraina kaitsesektor arendab seda võimekust isegi laiaulatusliku sõja tingimustes. Samuti hoiame tänu sellele, kuidas oleme oma kaitse üles ehitanud, kõrget tiibrakettide tõrje edukuse määra. Ja loomulikult tänu toetusele täname kõiki oma partnereid, kes jätkavad Ukrainale kaitseabi andmist. Suur tänu! Ja mul on teile üks küsimus. Kas te tõesti usute seda? Kas te tõesti arvate, et oleks õige elada väljaspool NATOt, riigi ja rahvana, kellel on selline kaitsevõime tase? Kui meil on juba need võimed olemas, kui ukrainlased juba oskavad nii võidelda, siis on mõistlik, et need võimed saavad olema osa alliansi kollektiivkaitsest. See muudaks meid kõiki tugevamaks. Praegu näeme end juba täielikult usaldusväärsete partneritena. Ja oleks loomulik, kui meist saaks osa ühest ainsast julgeoleku kogukonnast. Tõsiasi on see, et me jääme Venemaa probleemi allika kõrvale veel pikaks ajaks. Ukraina NATOs on erakordne kaitsevõime allikas. Samal ajal kõrvaldame täielikult isegi idee, et Venemaal võiks olla strateegiline tagala. Ja sa tunned seda riiki. Ja pikka aega uskus Venemaa, et tal on territoriaalne eelis. Kellelgi teisel polnud sügavat tagalat, kus saaks turvaliselt hoida sõjatööstust, sõjavarustust ja kõike, millest nende sõda sõltub, uskudes, et keegi ei suuda neid tabada. Ja meie jõudsime nendeni. Alles eile murdsid Ukraina droonid Venemaa kaitsest läbi ja tabasid Venemaa naftatöötlemistehast Siberis. See ei ole erand. See on uus reaalsus. Venemaal ei ole enam ühtegi suurt naftatöötlemistehast, mida Ukraina poleks tabanud. Ma tahan seda tõesti rõhutada. Erinevalt Putinist ei pea meie seda sõda. Lihtsalt naudingu või geopoliitika pärast. Venemaa tõi selle sõja otse Ukrainasse ja see võtab meie rahva elusid. Ta tahab hävitada meie iseseisvuse ja meie ainult kaitseme end. Sellest sõja esimesest päevast alates oleme end kaitsnud ja suurendanud selle sõja hinda Venemaale ning sellega suurendanud rahu võimalusi. Me suudame seda teha tänu sadadele tuhandetele ukrainlastele meie olulises kaitsesektoris ja sadadele ettevõtetele, mis toodavad igasuguseid kaasaegseid relvi. Ukrainal on seda vaja. Täna on Ukrainal selle tõttu maailma suurim ja kõige arenenum droonisõja võimekus. Ja me pakume seda võimekust oma partneritele Drone Deal algatuse kaudu. Olen tänulik kõigile, kes on juba selle algatusega liitunud ja meile, kes sellega liituvad. Algatus Drone Deal ei seisne ainult droonide ostmises, vaid ka ühistootmises. Kiirem juurdepääs kriitilise taristu kaitsevahenditele, õhutõrjele ja loomulikult koostööle julgeoleku vallas. Samuti tahan tänada iga juhti, iga riiki ja iga ettevõtet, kes teeb Ukrainaga koostööd kaitsesektoris. Euroopa Liit, Türgi, NATO riigid, samuti sellised riigid nagu Aserbaidžaan, Pärsia lahe riigid ja teised sõbrad on juba meie tugevad partnerid. Loodan, et meie koostöö tagab meie rahvastele usaldusväärse kaitse ohtude eest.
ainus asi, mida me peame Euroopas veel tegema, on tugeva kaitse rajamine Venemaa ballistiliste rakettide vastu. See on suur väljakutse, see on tõsi. See on Venemaa viimane suur eelis. Ja ka meie, ning nagu oleme näinud Lähis-Ida ja Pärsia lahe sõdades, on see ülemaailmse tähtsusega küsimus. Ja ma usun, et Euroopal on kiiresti vaja omaenda võimet toota raketitõrjesüsteeme ja neile vajalikke rakette. Me kõik hindame Patriot-süsteemi. See on suurepärane süsteem, tõesti suurepärane ja on ka teisi. Kuid praegused sõjad on näidanud, et Patriot-süsteemi praegune tootmine ei ole piisav kasvava nõudluse rahuldamiseks. Ballistiliste rakettide eest kaitsmiseks. See on tegelik fakt ja meil on vajadus sellele reageerida. Need, kes kaitsevad elu, vajavad rohkem Patriot õhutõrjesüsteeme. Arutasime ka Patriot-süsteemide tootmislitsentse oma Ameerika partneritega. Ja ma palun teil toetada meie pingutusi, et see teoks saaks. Ja viimane punkt. Nagu ma ütlesin, vajab Euroopa omaenda tõhusaid ballistiliste rakettide vastaseid süsteeme ja rakette. Ja see töö juba käib. Ja ma palun teil kõigil ja kõigil meie partneritel sellele piisavalt tähelepanu pöörata. Ja see ei saa oodata aastani 2030 või veelgi kauem. Euroopal on kiiresti vaja taskukohaseid ja masstootmises valmistatud ballistiliste rakettide vastaseid süsteeme. Nii kiiresti kui võimalik. Tõtt öelda juba täna. Ja ma olen kindel, et sa oled minuga nõus. Asi ei ole valitsuste ega tööstuse kasumi maksimeerimises. Tegemist on eelkõige võimalikult tugeva kaitse pakkumisega. Kaitse sadadele miljonitele eurooplastele. Ja seda kaitset on vaja täna, mitte mõne aasta pärast. Me töötame õhutõrjekoalitsiooni loomise nimel ja loodan, et see toob tõeliselt häid tulemusi. Kuni see sõda kestab, palun aidake meil saada rohkem õhutõrjerakette. See on praegu meie peamine prioriteet. Kõigega muuga saame ise hakkama. Aga kui asi puudutab õhutõrjet, vajame oma partnerite otsustavust. Palun, et oleks rohkem otsustavust ja rohkem otsuseid, et õhutõrje oleks üks peamisi tulemusi sellel NATO tippkohtumisel Ankaras. Ja ma julgustan teid kõiki ja kõiki meie NATO partnereid tegema tihedat koostööd meiega, Ukrainaga, et arendada kaasaegset kaitse- ja tõrjevõimekust kõigi drooniohtude vastu. Aitäh! Aitäh kõigile, kes meid aitavad, kes aitavad elusid kaitsta. Ja ma ei saa lõpetada, ilma et avaldaksin oma tänu riikide juhtide seisukoha eest, kes on selgelt öelnud, et Ukraina kuulub NATOsse, sest NATO koos Ukrainaga on tuleviku liit. Tänane liit peab vastama kaasaegse maailma väljakutsetele. Koos Ukrainaga, meie kaitsetööstuse jõuga ja mis veelgi tähtsam, vastupidavusega. Ja kogu meie rahva kogemusega. Ja ma olen oma rahva üle väga uhke ning olen väga uhke Ukraina üle. Suur aitäh, Prantsusmaa! Veel kord selle nii erilise kutse eest. A Ukrainale! Aitäh! Daamid ja härrad, palun nüüd suurt aplausi Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pix-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist